Ühesõnaga, ma mõtlesin, teeme väikse video sellest, mis meil siin nädalavahetusel eel toimub. Et meil on tegemist ja toimetamist täitsa palju ja siis ma mõtlesin, aga miks ka mitte, võtame teid kaasa. Et ühesõnaga ma sõidangi praegu Leenule järgi, võtan ta peale ja siis läheme Rocca al Mare keskusesse, oli vist Rocca, kui ma ei eksi, ma loodan. Ja ühesõnaga seal toimub üks avamine, ma saan aru. Tegema oleks võinud juba eile seda videovlogi alustada, sest me käisime eile ka ühel üritusel, kus oli siis ühe restorani avamine, nii et see oli ka väga meeleolukas. Aga ühesõnaga täna on siis ühe Leenu, ma julgen öelda, lemmikpoe brändipoe avamispidu. Vaat. Ja nüüd ma sõidan talle järgi, võtan ta peale ja siis läheme Roccasse. Nii et näeme seal. Proua on peale võetud. Jou. Aasta tervitus. Jou. Tere, kallid vaatajad. Mul on väga hea meel. Kuule, sul see läheb ära. Mul vajub ära. Hoia. Oota, ma võtan ära selle. Ühesõnaga, ma jäin vastuse võlgu, et kuhu me lähme? Me lähme täna Villeroi Pohhi poodi Roccas. Ikkagi oli Rocca. Ma mõtlesin, kas oli või ei. Ühesõnaga, täna seal on selline asi, et ühesõnaga mingi uue liini avamine esmaesitlusena, see toimub Eestis, mis on nagu mingi thing minu meelest ja see Villeroi Pohhide mingi Marii Poh on seal, kes viib seda läbi mingi ühesõnaga Tegija tädi või? Mulle tundub nagu, et ta on põhimõtteliselt see Poh, ja kui on Villeroi Poh, siis see Pihv on see Poh. No ühesõnaga, ma ei tea, mulle tundub, et see võiks olla nagu midagi eksklusiivset. Et selline asi üldse, et esmaesitlus toimub Eestis, sest Eesti on nii väike ja see võiks toimuda, ma ei tea, Saksas või UK-s või kus iganes, aga see toimub Eestis ja mulle tundub, et see on nagu äge. Teiseks on täna seal poes kõik -20. Õnneks mul ei ole pangakaarti kaasas. Sinu õnneks. Mis ei tähenda, et ma ei saa neid osta kunagi hiljem. Nii et, aga ühesõnaga varsti näeme siis või? Oota Jah, seal näeme. Noh, seal näeme siis, nagu härra ütleb. Pidu juba käib. Kristmassett on juba siin. Kuule, vaata, meil oleks raudselt vaja seda tähekujulist seda ja kannu ja suhkrudoosi. Tegelikult ei ole, ma tean, aga need on nii ilusad. Aga me oleme nagu mingi creeperid siin akna taga. No kui oleme sisse vaatasid. Esimesed emotsioonid on nüüd I go crazy. Vaata. Meil on nüüd suured olemas, neid on 4 ja punaseid on 4. Nüüd ma tahaks valgeid juurde, aga samas ma tahaks väikseid ka. Kõiki tahaks ühesõnaga. Ja siis mingit 5 meetrist söögilauda, et saaks selle laua kätte nagu siin. On mingi mega ilus. Nii, aga nüüd vaatame veel edasi lauda. Meil on nii väike laud. Ma tean, ma räägin, me peame kolima. Meil on vaja oma kodu 2020 kõik, kes soolaleivale tulevad, kõik peavad tooma mulle Villeroi Pohhi jõule. Vaata kui nunnu nagu. Mis sa paned sinna? Ei, see on jõuluehted. Okei. Oota, need on küll ägedad, neid on vaja. Maksavad. Ma vaatasin ka algul, et laste omad, aga need on ehted. 37,75. Jumal, need saaks ka nendega mängida. Vaata, kui nunnud need on. Need on jõuluehted. Kuuse peale panemiseks, jah. No härra vaatab ikka sinna, kuhu sendiveered tavaliselt ei vaata. Ei, tegelikult ma olen hommikumantleid vaadanud küll, ma ei kanna ühtegi hommikumantleid, sest mul ei ole ühtegi normaalsest materjalist. Ma olen kinkinud sulle mingi 100 hommikumantleid. Ma räägin materjalist, aga see on selline proteenmaterjal. Sa kinkid mingid rõvedad fliisist, mis ei võta nagu midagi sisse ega välja. No näida mulle, milline sulle meeldib, ma jätan meelde võib-olla päkavikud toovad.
see on esimene selline see on ilus. kõige klassikalisem fliis. Ei ole fliis. Ema fliis. Siin võtame. No nii, okei, see on ka päris ilus. Ei, seda sa ei kanna välja. See on Two Business Guy. Kodus võib olla. Ei ole, mis sa arvad, palju maksab? Mis sa arvad? 2 sotti. Ja ongi, 195. Ma tegelikult arvasin, oli 400 või midagi. To be able to work for the company and I don't feel any pressure. I was always very involved in the company and the products also by my father because he used to work for the Van Gogh for over 30 years. So I really grew up with the products and they're part of my life and I was also very interested always for our products and design and innovations. And so for me it was like my own decision to go this way. And as I live in Mettler with my family, for me it's easy to work there. So. Okay, do you think that your children also one day will become the employees of the company officially, or it's too early to say that? It's too early, they're so young, so I can't say now. See on see kollektsioon, mistõttu me täna siin oleme. Ehk siis signatuur või kas tahate hindu näha? Taldrik, 60 eurtsi. Aga ilus. Kohvitass oli 40 ja 27. 70 eurtsi põhimõtteliselt on nagu see. Mis see lähtine või tea? 25. Ühesõnaga, mina mõtlesin seda, et mul on nii kahju, et ma olen abielus, sest ma tahaks lihtsalt pulmi selleks, et inimestele öelda, palun tooge mulle nagu üks set, vaata. Sest mingi 50, 60, 100 euri pulmakingiks on okei ja siis saaks nagu lihtsalt terve seti kokku. Ühtlasi küsiti ta käest, et mis on nagu need basic asjad, mis võiks nagu kodus olemas olla, sest see Marii Poh ütles, et kõige olulisem on see, kui sul on veeklaas ja valgeveiniklaas, sest siis oled sa kaetud, siis sa võid juua siit ka prosekot, sa võid juua siit äärmisel juhul ka punast veini. Ja veeklaasist võid sa juua ka mahla või kokteili või whatever. Ehk siis ühesõnaga ma mõtlesin järgmine see säästuaasta ma panen selle peale, et ei osta Thriller ja kohvi kokku. Ühesõnaga, kell on 9 õhtul, Leenule tuli sõnum, et Markpost on sulle mingi paki saatnud ja kuna Leen teadis, et või ühesõnaga tellis internetist pesu, siis ta arvas, et see pesu tuli kohal ja siis ta oli mingi Meelis, mine järgi, too see pakk ära mingi, et mis su kiiret on, ei ma tahan, mine too, et panen juba tead selga ja proovin. Tädi on nagu mingi täiega õhinas ja siis okei, ma läksin paki järgi ja mis selgus? Hedonile tulid hoopis kummikud, nii et keegi saab olema kohe väga pettunud. Ma vihkan üllatusi. Ei, see ei ole üllatus, sa tellisid paki ju. Nii? Ma nüüd annan selle paki sulle. Mis sa otsid? Mine putsi, ei taha teada, mis see on. Kummikud! Mine pekki. Mul on ka mingi. Tädi ootas sekspesu. See paki nali jätkub. Ühesõnaga eile siis pesu asemel kummikud. Täna oli niimoodi, et ma teadsin, et 2 pakki peab tulema, sest Bombel Fruits kirjutas, et ta tahab Hedonile saata paki. Ja ta tahtis saata selle Omnivasse, sest ma alati nagu tellin kõik asjad Smarti. Tuli täna hommikul paki teatis, mina saatsin Meelisele, Bombel Fruitsis coming, on ju. Mine võta pakk ära ja Meelis tuleb, teeb lahti, mingi davai, hakkame smuudit ja ma märkisin, see ei ole väga Bombel Fruits. Täna siis tuli see pakk? Täna tuli siis see pesu, aga oota, ma räägin selle pesulooga ära, sellega oli ka hea nali. Siis kui me tulime Berliinist, tavaliselt ma väga ei viitsi Instas nagu scrollida mingi, kes meid likeib ja kes meid followb ja värgi. Ja mul jäi just silma, et lustandlove.eu hakkas meid followma või midagi. Siis ma vaatasin, et nagu mis koht see on, siis lappasin nende pilte, vaatasin, täiega äge pesu oli seal ühe selle mingi pildi peal.
siis kommenteerisin nagu, et täiega hot vaata ja siis nad kirjutasid, aga vali endale ka. Ma siis valisin. Tegelikult ma võtsin selle sama pesu, mis mulle meeldis. Lükka nagu lähemale vaata. Nii. Vaata, võib-olla siit näeb üldse paremini. Jaa. Ühesõnaga, pane nüüd see kaamera kinni, ma hakkan proovima. Ei, no näita pakid välja. Kingitusi on ka. Näita lihtsalt nagu pakke. Näitan pakke või? Ma ei saa näidata seda, sest ma tahan, see on, matchib su pesu sinu selle outfiti, kes ma tahan proovida, äkki ma panen selle Halloweeni peole selga. Äkki me lähme mingi mega seksikatena Halloweeni peale. Käisime täna ühte koostööd arutamas ja nüüd me peame neile hinnapakkumise saatma ja kui see neile sobib, siis keegi võib saada selle endale. Mille? Sildi või? Ei, selle kohvri ma mahun ka siia sisse vaatama, on nii väike. Oleme jõudnud näituste messihalli, ma eeldan. Siin on täna toidumess ja pilet on 18 €. Ma tahaks teada, kas mingi pudeli šampat saab või mida, nagu, mis ma saan selle 18 €-st. Aga lähme vaatame, mis me saame siit. Sain teada, miks see nii kallis on, sellepärast, et see on üle aasta siis on toidumess tehtud 1 aasta tavakliendile ja üle aasta siis firmadele ehk siis restoranidele, kokkadele, kõikidele sellistele. Ma olen ka Horeka sektorist täna. Ja ühesõnaga me astusime sisse, siin on nagu mega hea toidulõhn. Ja seal on tiny out. Ja põhimõtteliselt meil on kõht räigelt tühi ja siis me tuleme siuksele messile. Jumal tänatud, täpselt lõunaajaks jõudsime siia. Nii et vaatame, äkki saab kuskilt degusteerida midagi. Lähme kohe sinna, vaatame, mis teevad. Lähme kohe, ära pane kinni, lähme. Oh my god, vaadake, mis need koogid välja näevad. See on ju nagu mingi kõrbes, mingi liivavälina. Hästi ilus nagu on. Täiega. See on täiega ilus. Isegi need väiksed on väga ilusad, ma ütleks. Kas need on söömiseks või ilusad? Need on ikka söömiseks loomulikult. Et selliseid kooke leiate juba nii mitmestki heast kohviku kondiitriärist. Aga poest neid ei saa, on ju? Poes on jah, natukene teistsugused need asjad. Aga see asi võtab natukene aega, kui seda teha ja me loodame, et selliste lahedate kookide trend jõuab ka Eestisse. Minu käest saavad nad kõik osta materjali vorme, millega seda teha. Ja nagu näha, siin on olemas 3 head klienti, Tordikool, Lievier on Keerika kangiga, pluss Ussmaama, kes juba teevad põnevaid asju. See on küll väga äge nagu. See on klientide lemmik, võin seda öelda. Paistab kõige paremini silma. Aga kui ma ei oska ise teha, aga tahaks sellist kooki, siis pead ostma. Siis mul on alati soovitus heade klientide juurde minna. See kord saab minu käest, kes selliseid asju teevad. Chili gin. Ja me teeme väikse chili eliksiiriga ja hea toonikuga ühe mõnusa värskendava pärastlõunase ginni kokteili. Siuke väike, eks ole, pool ja pool. Ja pool ja pool. Paneme natukene kreibi oma ja samas ka seda roosi, et oleks magususe asja. Ja natukene sidruni värsket mahla, mis siis neutraliseerib alkoholi seal sees. Siis see kraam tuleb kõik läbi segada, muidu jääb see chili eliksiir sinna põhja ja siis viimane lonks võtab silmist tule välja. Ja et inimesed ju söövad silmadega, nad joovad ka silmadega, paneme väikse kaunistuse ka ja siin ta on. Shot leti peale. Kui hea. Maitse. Või kui hea. Nagu päris kuidas suu läks nii-öelda, vaata sa mahla täis juba. Jaa, täiega head. Proovi ise ka. Ei, nii tohi või? Kus sa pääsed muidugi? Nii, minna pekki kui hea. Täiega õnne. See ei ole ikka siuke suvaline purgi oma. Nii, siin on siis aastase laagerdusajaga juust. Kitsa juust siis nii-öelda. Kui hea. Me jääme siia. Täitsa päris hea. Ja, just. Nii, ja nüüd jõuame edasi siia lihade poole. Siin on siis kõik lihad on Iberia seast. Ehk et siin on siis chorizo omad, siin on vähe vürtsikam, siin on selline nii-öelda mahedam paprika omaga. Tahad maitsene? See on nagu see armuleiva leib. Armulaua leib.
selle vürtsika mul on ka huvitav, korra alguses. See on vürtsikas või? Ta on vürtsik ka. jõime just seda džinni, ma väga ei tunne. No siis, aga seal on see peitaeg veidi. Aga nad on nagu vürtsikkamad, mitte selles mõttes ei pane suud põlema. Et need on ikkagi nii-öelda siuke. Ja tas siis? See on sellise kerge paprikaga niimoodi. Ma ei tea, Meelis andis mulle proovi, et ma ei tea. liha niimoodi palju. Söö. Mõtle. Aga mine pekki. Irv. Vetsa, kas see on... Ei, see on meresoolaga veel. Mega wasaabine. Ei, seda me just proovisime. Mine pekki. Mega. Kuule, seda pedonile viia, ta ei taha never ütki seda pikka krõpsu. Ja ülihead, muidu kõik väga head asjad, on ju. Ja see on tas... See ei ole halb. See ei ole halb, see on äge teha. Hakkas täiega meeldima. Ei, kuna siit võib võtta, siis ma võtan Evelisile. Hashtag Evelis on nälgas või? Ei, homme Niida sünnib ja kõik lapsed tahavad. Ja üllatuseks peidame sinna sisse wasaabi selle krõpsu ja siis lapsed ei tea, vaata, peidame suvad sisse ära. Keegi hakkab karjuma järsku. Me oleme tagasi. Unpacking with Mari-Mill. Ja, me tulime läbi ummikut tagasi Piritalt koju. Ja siis... Magasin 2 minutit autos. Ja, sest tõesti nii ummar oli. Aga alustame. Mis me siis ühesõnaga meil oli niimoodi, et me ei plaaninud midagi osta ega midagi ja see tähendus, see on nagu hullult müüdi. Aga siis me leidsime ühe mingi koha, kes mingi tegi Eesti seda juustu, kitsejuustu. Ja siis tüdruk oli mingi, ma annan teile õhtuks maiustamiseks. Ma olin mingi, okei, siit tegelikult võis mingi saada mõni. Ja siis kuna meil juba 1 kott oli, siis me saime järgmisest kohast midagi, et ma annan teile proovida. Ja siis me olime mingi vai, võtame kõik kaasa, teeme unpackingu kodu. Ehk siis kõik need, kes meile midagi proovida andsid koju kaasa, siis neid me teile näitamegi. Teeme tosutab promo. Jah, keegi pole mitte millegi eest maksnud. Ja siis ma käisin küsimas endal suuremat kotti vahepeal, aga seda ma julgesin küsida ainult Maksim Mooritselt, kellega me nagunii koostööd teeme. Alusta siis sa sealt kuskilt. Ma alustan siit, et me saime paneeritud fileešnitslit, mida me proovisime koha peal ka. See pidi olema aastaringselt tegelikult müügis. Ma reaalselt näen esimest korda sükust asja. Ja päriselt mina ka. Ma ei tea, kus vahes me siis käime nagu. Ja see oli täiega hea, nagu hästi krõbe oli see paneering. Ja tänane õhtusöögi mure murtud. Ja siis saime... Kas see on nüüd see uus või? Ei, ikkagi, see on ka uus, vaata. Kaera, õuna, pannkoogid. Ja, siis on šokolaadipankoogid. Ja siis tuleb täiesti uus, mida veel ei ole, on piparkoogi pannkoogid. Ja, need olid täiega head. Need olid küll mõnusad, jah. Mulle muidu meeldivad hullult need kõrvitsamad ja kohupiimamad on ka täiega head. Ja mammaga me oleme ka selles suhtes... Vaata, mis on näha ka kenasti. Ja on kenasti näha. Mammaga me oleme küll varem koostööd teinud. Nii, siin on see kotike. See on siis see esimene julge, kes julges midagi anda. On Andri Peedo talu. Näe, siin on veel sulle üks paber. Ühesõnaga, nad teevad ise kitsejuustu. Keegi helistab, mine võta. Ühesõnaga, Andri Peedo talu ongi Andri Peedo, Andri Sidek... Räägime pärast. andripeedo.ee Ühesõnaga, neil oli 4 kitsejuustu. Üks oli nagu salatijuust, siis oli nagu prii, siis oli tavaline selline mahe, mis oli mega hea. Nad on ka Instagramis. Andri Peedo. Andri Peedo, vau. Ja siis oli see mingi hästi kaua... Palju häid tooteid kitsepiimast. Näe, siin on selline salatijuust. Siis oli neil see mingi hästi kaua nagu laagerdunud juust. Oli mingi mega hea, aga seda siin ei ole praegu kahjuks. Nii. Oli sukene kõva, need on samad vist. On või? Ei ole, vaata. Nii, ürdimarinaadis, mustsõstra marinaadis. Ja siin on kitsepiima valge hallitusjuust. Oota, ma ei tea, kas siin midagi olulist või? Hiljem. Ei ole nii oluline. Nii, oota, mul kukkus see kott. Ühesõnaga väga hea place. Siis on A. Le Coq tulnud välja
kodumaiste toonikutega. Saate teha virgin gin toonikut. Ja. Ehk siis ginni ei pane, panete ainult Ja. toonikut. Ja siis meile tehti koha peal see chili... Seda on videost näha. Chili toonik, see oli mega hea. Jah, see oli mega hea. Okei, võta järgmine kott. Nii, siis on... võtame selle rõngupagari. On rõngu või? Jaa. Rõngupagar. Jaa, seal oli küll nagu Täiega söö hea. magusad. Ühesõnaga, alustame sinu alustame sinu lemmikust. Okei, see on küll kohviga, aga see on... See on sama. Ühesõnaga, see on moorapea. Teate seda küpsise vahel on see mingi kreem. See lahti. Jah. Näe, see. Ühesõnaga, saate aru või? See on mega hea. Ma võtsin... Valio Delish saab endal praegu konkurendi. Jaa, aga seda ei söö iga päev, vaata. Teate seda asja, jah? Saate aru, see on... Väga hea on see ühesõnaga. Anna. Mukbang. See on nagu nii hea. Täiega hea. See on nagu nii pehme. See Ühesõnaga- kogu piim on nagu nii... Päriselt. Täiega hea. Tõesti on hea. Me ei kiida niisama. Hästi mõnus, pehme, kreemine. Ühesõnaga rõngupagari moorapea. Kus iganes te müügil näete, siis päriselt. Paid, noh. Jah, ja neil on teine on kohvikreemiga. Aga see mulle nii väga ei meeldinud, see kohupiimaga on palju parem. Siis andsin nad meile veel seal nii-öelda kotis oli rummipall. Mis olid ka päris head. Ma maitsesin koha peal. Nii. Siin on see sama kohvikreem. Ja siis me palusime Hedonile anda kaasa, mis need on? Kõige suurem... No vaata, siin ees on kirjas mingi... Ei no see on lihtsalt Leopoldi pallike. Aga ma näen, seal peal on, kas see on mingi Eesti parim toidaine või? Ei, see on lihtsalt toodetud Eesti, tunnustatud Eesti maitse. Jah. Vaata, ma näitan siit nagu selline asi. Need olid ka nagu sellised... Ma ei tea, kas siit palju näha Oota, on. ma mõtlen, mis nende... Kui ma väike olin, ma tegin ka neid mingi nagu küpsisepallid või siuksed nagu mingi šokolaadi, kakao, mingi siuke tambidud. Ma ei mäleta, mis nende asjade nimi nagu on. Mul on suht samasugused täiega head. Nii, ja siis liigume edasi. Nüüd on see funny story, et päriselt me sõber jälle juhtus nagu töötama Palsnäkis, kus me maitsesime erinevaid neid kartulivahvleid. Noh, mingi klassika, eks ole. Ei, see on meresoolaga näiteks. Kartulivahvel meresoolaga. Siis, vaat see on klassika. Kartulivahvel hapukoore ja sibulaga. Lihtsalt nad on mingi pakendi nagu redisaini teinud. Ja siis loomulikult meie uus lemmik, ma julgen väita. Mida nad ütlesid, et ei tule tegelikult müügil aasta ringselt, vaid hakkab käima kampaaniati. On wasabi need kartuli... Täiega head. Täiega head. Hästi intensiivsed. Meil on ka äädikaga ja need äädikaga ei olnud. See äädikaga ei võtnud ühtegi. Jaa, ta ei andnud jah mulle. Ja siis ühesõnaga see äädika oma oli ka, muidu on alati see äädikas nagu hästi selline nagu särtsakas, ma ütleks. Intensiivne. Seal oli siukene mahe, siuke mõnus. Ja siis meie sõber, kes seal oli, ütles, et kuule tahate, et võtke nagu koju kaasa, et ma ei viitsi pärast autosse vedada. Ja siis ma ütlesin, olgu, et kas ma võin siis võtta, et ma lähen homme sünnipäevale, et ma siis viin lastele paar... Me lähme Evelisi selle... Ida sünnipäevale. Ida sünnipäevale lähme ja siis mõtlesime, noh viime veits külakosti. Nii et selles suhtes tahaks öelda aitäh Palsnäkile. Jah. No nii, võõra naisega või? Siin on veel inimesi selles suhtes, ma ei ole ainult võõra naisega, ta on peaaegu oma selles suhtes, aga ühesõnaga me oleme jõudnud pühapäevasesse päeva, kell on pärastlõuna, Ida sünnipäeval on käidud, krõpsud on söödud, pidu on peetud ja kuna vihma sadas täna on nii rämedalt, siis me otsustasime pärast lõunaunde, et õigemini sõber võõras naine kutsus, et tulge bowlingusse. Kõik oli tore, mõte oli hea seni, kuni ma kuulsin, palju see lust meil maksab, siis
võttis pisut hingetuks ja siis sellele lisas veel vunki proua abikaasa, kes otsustas süüa tellida. Ma ei tea. Kõik lauad on lookas. Kõik lauad on lookas selles suhtes, et... Aga söök on väga keskpärane. Tõesti, ma ei saa öelda mõttetu, aga hästi keskpärane. Suht lamp nagu pataadifriikad, millest ma ootasin nagu mingi mega hea on lihtsalt mingid asjad. Nagu on näha, et me panime räigelt soola siia, sest neil ei olnud mingit maitset. Lihtsalt suht, aga teate, emotsioonide, ma ei tea, talletamine, salvestamine. Meile ei peagi meeldima, sest... Härrale meeldima.